Nii, et kuna siis hinnatavaks ülesandeks on üks mööblitükk ruumi anduna, siis täna vaatame seda, kuidas seda ruumi teha, et sinna juurde nii palju, et see ruumi seina peal võiks siis olla veel üks selline plakat, siin antud juhul ta küll väga plakat ei ole, ta on rohkem nagu joonis, aga võib ka mingi joonis olla, mis on siis trükitud. Aga põhiline on siis ruum ja see ei pea siis nüüd olema A4 või A3 peale vormistatud, nii et seda võib alustada täiesti sellise template'i peale, kus ei ole ei kihtisid ega layout'e. Ja alustuseks tuleks siis, mul ütlen gridid välja, siis on pilt selge. Alustuseks tuleks siis joonistada ruumi põhiplaan mõõtudega. Siin võib valida, milline see kellelegi see ruum just meeldib. Ma teen näiteks 4000 korda 5000 sellise ruumi. Nii, vaatame isomeetrilises vaates, anname talle mingisuguse kõrguse. Ma võin seda teha siis kas pressipulli või ekstruudiga. 2500 näiteks selline paras ruumi kõrgus. Ja et nüüd rohkem ruumi moodi oleks, siis võib siia joonistada mingi selle külje peal koordinaat püsti, siis saab siia joonistada näiteks ukse koha. 600,0 näiteks siit nurgast ja 900 lai ja 2100 kõrgine uksed tavaliselt on. Teen talle nii-öelda liistu ümber 40 millimeetrit. Et siis ei ole vaja ust ennast venitada, vaid venitan ainult seda pressipulliga siit seda väikest vahet, kus see liist peaks olema. Nii tuli liist, jah. Mõtlemegi 20 millimeetrit liistu sissepoole, sellega on ukse asukoht näidatud. Nüüd võtame teise külje, paneme koordinaadid siia külje peale. 3 punkti meetodiga, esimene on 0, teine X, kolmas Y. Ja joonistame siis siia külje peale näiteks akna niimoodi, et on siis mingi 1200 näiteks nurgast ja 800 ja siis mingi 1500 korda 1300. Nii, ja aknale siis tõmban ta pressipulliga siit välja mingi 300 millimeetrit ja põhimõtteliselt ei peagi siin rohkem midagi olema. Nüüd praegu on see ruum siis üks tükk ja kui talle nüüd mingi materjal anda, siis hakkab kõikidele asjadele külge, et siin praegult siis võiks anda mingisuguse üldmaterjali. Paneme siis mingisuguse cool white'i siia näiteks üldmaterjaliks. Nii, ja nüüd võib ta õhku lasta explode'iga, siis on kõik tükid eraldi siin materjaliga varustatavad, et nüüd peidan selle lae ära ja hakkan siis näiteks siia nüüd paneme näiteks põranda kõigepealt siia flooring ja mingi põrand, siis aknale mingi klaas, seinale mingisugune tapeet näiteks, wall covering, neid siin väga palju ei ole, aga kui kellelgi puudust on, siis võib ise juurde tekitada neid. Oi, seal oli nüüd
teistsugune materjal või? See ei olnud see ka, mis see siis nüüd on. No, nii ja nüüd nagu tavaliselt siis juhtus see, et viimasele sellele seinale pani ta selle materjali viltu, ma pean seda siin sättima selle materjal mappingu abil. Et kahjuks ta vahel teeb sihukest tempo, et ta paneb need materjalid viltu. Miks ta seda teeb, ei oska öelda. No nii, nüüd on ta siis sirgelt. Escape'iga saab välja, siis saab salvestada selle ruumi. Saab salvestada selle ruumi ja sellesse ruumi siis paneme koordinaadid vööldi ja siia saab siis hakata nüüd tooma sisse neid insert browse saab hakata sisse tooma siis neid mööblitükke, mis meil on tehtud, et no saab neid teha ka juurde lihtsalt selle pärast, et oleks ruum huvitavam, kui tahab. Ja nüüd selleks, et siis siin oleks midagi vaadata, või tähendab, et siin ruumis sees saaks vaadata, siis selle jaoks võib siis lisada siia kaamera. See on siis visualiseerimise riboni peal kaamera aknas, create kaamera alguses, ma panen selle kaamera siia lihtsalt paika, pärast propertiste aknas on teda parem sättida. Nii, realistik, nii, target, no ütleme, oleks ka siis mingisugune 1000 ja fookus, kaugus võiks olla siis mingi 25, et siis oleks nagu, noh, et antud juhul isegi, kuna ma paigutasin selle mööbli nii kaugele nurka, et siis 25 on liiga. 35 sobib küll, nii, ja paneme siia ka valguse, et oleks siis huvitavam. Need kaameravaated, need tulid siis vaadete nimekirja juurde, nii siia kui siia. Et siin ka kaamera nüüd, et kaameraid võib panna nii palju, kui tahab. Samuti võib panna siis valguseid nii palju, kui tahab. Kui nüüd valgustit lisada, siis ta küsib, kas vaikimisi valgusti välja lülitada, vaikimise valguse lülitame välja ja paneme siis siia suunatud valguse. Nii, paneme selle paiknema siis kuskil 2000, noh, ütleme 2100 kõrgus suunaga siis põrandale, nii. Ja põhimõtteliselt võib siis vaadata, mismoodi see pilt meil siis välja näeb. Nii, lõpetame selle lae isoleerimisega. Muidu on ilma laeta tuba. Nii, ja teeme siis render pildi visualiseerimise aknas, visualiseerimise riboni pealt leiame renderi, alguses esimene kord tuleb natuke aega, see tegelikult praegu keeruline teie jaoks ei tohiks olla.
nii, tundub, et on väga pimeda jaoks. No kui on pime, siis tuleb valgust suurendada. Nii, kus meil siis need valgused on siin? Kas see valgusti on ruumis kenasti? Paistab, et on. Properties. Teeme siis 10 korda intensiivsemaks, vaatame, kas aitab. No, praegu tundub, et võiks nagu aidata. Nii, midagi on nüüd mäda, miks ta veel ikka ei näita, peaks ikka juba näitama. Praegu tundub, et on mingisugune probleem. Paistab, et kaamera asus ikkagi ruumist väljas, nüüd juba tuleb täitsa pildi moodi. Pean kaamera asukoha üle vaatama. No nii, siit tegelikult on juba näha, ma ei hakka ootama. Võtan korra selle 2D traatvõrgustiku, vaatan, miks see kaamera siis mul ei taha nüüd näidata, et ma panin ta natukene kaugem lähemale, et propertistest vaatame, nii kõrgus, kõik peaks õige olema. Kõik peaks õige olema. No, toimib. Ja ka siis see on nüüd staatiline pilt, aga saab teha veel siit ka selle liikuva pildi, et liikuva pildi jaoks on siis olemas animation motion base ja selle jaoks oleks vaja mingisugust kaamera teekonda. Et no, teeme mingi lihtsa variandi, et kaamera teekond on näiteks mingisugune see ring. Keeran selle ringi natukene kaldu, et see oleks põnevam. Ja animation motion base'iga saab siis valida siis selle kaamera jaoks selle baasi näiteks ja targeti jaoks määrata siin mingisuguse punkti. No ütleme, et ta näiteks siia punkti vaatab 30 freimi sekundis on liiga palju, võtame vähemaks ja üldse alguses võib teha siis mingisuguse hästi lihtsa, et saaks seda kaamera nurka lihtsalt sättida. Nii, teeme esimese ära. Nii, nüüd jäib siis kaamera siia nähtavale ja ma saan seda kaamerat ka sättida siin, panna talle fookuskaugus näiteks paremaks ja siis teha alles siia mingi 10 sekundiline video näiteks AVI formaadis, ma ei tea, milline siin kõige parem on, aga noh. Ja siis saab panna muidugi ka seda, et ta teeks teda renderdatult, aga seda me ei jõua siin selle video jooksul ära oodata, millal ta selle valmis saab. Et selle tegemine võtab tal siin aega kuskil, veel ei näita palju. Ma ei tea, kas jõuab ennem video lõppu teada saada, palju ta siis pakub seda video tegemise aega siin. 27 minutit, mingi pool tundi.